Head omavalitsusjuhid, koostööpartnerid, austatud maavanem Teo Aasa, austatud maavanem Üllar Vahtlamäe. Miks ma nii just pöördusin eraldi nende kahe mehe poole, siis me just Teo Aasaga paar päeva arutasime, et kuidas peaks pöörduma endiste maavanemate poole. Siis leidsime, et võtame presidendi eeskujuks, presidendi institutsiooni. Olgu see selleks. Teil on möödas 4 aastat. Pikem periood kui eelnevatel. Nende 4 aasta jooksul, ma usun, te kõik tunnetasite seda, et see 1 aasta, mis anti juurde, oli vajalik just kõigi nende projektide eesmärkide saavutamiseks. Rääkisime ju eelnevalt tihti sellest, et 1 aasta läheb sisseelamiseks, 2 aasta saate toimetada ja 3. aasta olete juba mõtetega kas järgmiste valimiste juures või mineku mõtted. Need 4 aastat oli hea nii-öelda majanduslik periood teile ära teha paljusid asju. Ükskõik, kes teist vaatab, võib-olla peaksite vaatama naabervalda, märkaksite rohkem arengut, sest enda asjadega olete te ju niivõrd harjunud ja selle sees. Tehtud on palju. Koostööst. Maavalitsusel ja omavalitsuste liidul on olnud väga hea koostöö. Ja seda eelkõige just, et on olnud koostaldid maavanemad ja koostaldid omavalitsusliidu esimehed ja koostaldid omavalitsusjuhid. Kui vaadata nüüd seda 4 aastat, siis esimesed asjad, ma nimetan ainult mõned, aga ma tahaksin need siiski ära märkida, on ühistukavatsuste leping. See, mida me teeme igal aastal ja paneme konkreetselt kirja aasta eesmärgid ja kes mida teeb, väga konkreetne leping. Teine on arengulepe, Järvamaa arengulepe. Veel eile võtsin ma selle lahti ja vaatasin seoses investeeringuprojektidega, mida te olete taotlenud hasartmängumaksust. Kas need objektid, millele te raha taotlete, on olulised teile endile ja kas te olete märganud neid panna ka nii-öelda maakonna arenguleppesse? Et seda nähakse, et see objekt on ka maakondlikult oluline. 3. asi, mille üle me saame kõik väga uhked olla, on Järvamaa koguteos. Fikseeritud on hulk tegemisi ajalugu teilt kõigilt. Kas me jõuame 4-ndani? Väga tahaks. Väga hea ja oluline projekt, mis ei lase meil pildist kaduda, on Rahvusringhäälingu korrespondentpunkti toomine Järvamaale. Ma ei oska öelda, kas te olete seda märganud, kui oluline see on kogu vabariigi ulatuses. Kui te televiisori lahti hommikul vaadates televisiooni, kust tulevad uudised, või õhtul aktuaalsed kaamerad, siis Järvamaa osakaal nendes uudistes on tänu sellele punktile ja tänu reporter Olev Kengile tõusnud. Ja peab ütlema Olev Kengi kohta seda, et ta on püüdnud leida neid positiivseid uudiseid Järvamaa kohta, teie kõigi kohta. Et kui alles hiljuti keegi küll ütles, et läbi nii-öelda kirjutava ajakirjanduse jõuab Järvamaast ainult negatiivne informatsioon, siis seda me ei saa küll öelda Eesti Televisiooni kohta ja ka raadio kohta. Palju sõltub ka sellest, kui aktiivselt olete ise suhtlemaks Rahvusringhäälinguga. Siin kindlasti veel niisuguseid võimalusi on. Neid positiivseid asju on veel väga palju, mida te olete meie kõigi algatusel, mida me oleme ära teinud ja mis vajab veel edasi tegemist. Ja teades, tundes teid, ma usun, et see koostöö saab olema järgmisel 4 aastal sama hea, kui ta siiani on olnud. Nüüd ka veidikene muremõtteid. Mul on veidikene mure ikkagi Järvamaa saatuse üle. Mis saab Järvamaa identiteedist,
mis saab Järvamaast. Kui riik on võtnud vaikselt niisuguse laast haaval puu küljest ära raiumise, teatud regionaliseerimine valdkonniti ja just ütleme maavalitsuste puhul selles osas, mida me saame kanda nii-öelda identiteedina edasi, on olnud selleks siis kas kultuur, on olnud selleks turism. Samas tahan öelda tänusõnad Järvamaa Omavalitsuste Liidule, et olete võtnud need funktsioonid enda kanda või nii-öelda oma koostööpartneritele need andnud. Tänu teile me saame selles valdkonnas ikkagi koostööd edasi teha. Halvima näite puhul pean jälle tooma selle, et arvatavasti aastaks 2011 viiakse regionaalsele tasandile ühistranspordi korraldamine. Kindlasti on siin ka, ma ei tea, kas enam on võimalust Omavalitsuste Liidul kaasa rääkida või mitte, vähemalt minu palve oli see küll, et arutada küsimust ka omavalitsusliitudega. Tänasest koosolekust natukene tekkis mul mõremõtteid juurde. Ma oleks teilt tegelikult, head sõbrad, ootanud otsustuskindlust rohkem. See sõna demokraatia on selline sõna, mida me saame venitada ja sinna taha pugeda. Tegelikult teie käes on ju tänasel päeval kogu otsustusprotsess, kogu otsustusjulgus. Selle veeretamine järgmistele on natukene iseendas kahtlemine. Samas demokraatia lubab ka järgmisel koosseisul teie otsused muuta, kui ta peab seda vajalikuks. Mul on kahju, et te liigselt täna keskendusite numbritele, arvudele, mitte eesmärkidele. Eesmärk, mida me saame teha, eesmärgid, mida me võib-olla saame teha ja eesmärgid, mida me teatud ajaperioodil ei tee. Samas on mul hea meel, et te täna otsustasite kindlalt, et te tunnustate meie Järvamaa inimesi ja sellest ei loobu. Aga ma usun, et juba järgmisel korral te kõik saate oma otsustavust näidata. Te suudate näidata seda, et Järvamaa on oluline ja et Järvamaa jõud on omavalitsusliidus ja tema koostöös oma järgmisel viibimisel, oma järgmisel volikogu koosolekul, kus ma loodan teid kõiki näha, sest teie tugevus peab edasi kestma. Ja täna peate näitama, et teie otsused on olnud õiged ja neid peavad järgima juba järgmised. Aga selleks soovin teile valimistele edu ja kohtume siis juba, oli see siis 14. detsember, oli vist? 18. detsember. Jõudu jaksu ja järgmiste kordadeni ja järgmiste koostööprojektideni.